Nii, nüüd teeme selgeks, miks on vaja ettevõttes protsesse kaardistada ja mis asi see on. Mis on protsesside kaardistamine? Mõeldud on ta selleks, et enne kui hakata ettevõttes kasutusele võtma digitaalseid lahendusi, erinevaid tehnoloogiaid, oleks vaja aru saada sellest, mis on meie ettevõtte protsessid, kes on nende eest vastutav, mis on protsessi algus, mis on lõpp ja mis on protsessi kestus loomulikult. Miks seda teha? Äriprotsesside graafiline disainimine on ülemaailmne standard, mida kasutavad kõik suuremad ettevõtted ja üha enam ka väiksemad ettevõtted. See võimaldab tõlkida ettevõttes toimivad protsessid kõigile osapooltele arusaadavasse keelde, ehk siis pildikeelde, mis on ju rahvusvaheliselt ühtselt arusaadav. Ja see annab ülevaate ettevõttes olemasolevatest protsessidest ja just sellest, kui kaua, mis asi aega võtab ja kes see teostaja on. Ja see võimaldab aru saada, kuhu kaob kõige rohkem aega ja sellest lähtuvaltki valideerida digitaalsete lahenduste või automatiseerimise vajadust nende protsesside juures. Ja loomulikult, kui meil on protsess kaardistatud, teame me ka täpselt seda, milliseid digitaalseid lahendusi meil kasutusel oleks vaja võtta, sest erinevad funktsioonid erinevates lahendustes või funktsionaalsused on võimalikult erinevad. Kuidas seda teha? Maailmas on väga palju erinevaid vabavaralisi ja tasulisi tarkvarasid, aga kõige lihtsam seda alustada on tavaliselt paberi ja pliiatsiga. Ehk siis visioneerida see, mis on minu ettevõtte protsess ja hakata sellest pihta. Pärast seda, kui see on paberi peal tehtud ja kokku lepitud, võiks selle panna kuskile tarkvarasse, kus on see samamoodi kõigile kättesaadav ja mida saab hiljem muuta. Vabavaralised lahendused on näiteks Pisagi, Visio ja analoogsed lahendused. Ja kui meil on protsess kaardistatud, siis mis edasi saab? Selle tulemina on meil kõigile üheselt arusaadav protsess, kus on kirjas otsustuskohad, kus on kirjas, kes on vastutavad selle protsessi eest, mis on selle protsessi sisend, mis on väljund, ehk millega protsess algab ja millega lõpeb. Ja meil on võimalus jooksvalt perspektiivis seda protsessi läbi mängida, ilma et me peaks seda tegema reaalelus. Kuna reaalelus läbimängimine protsessil uuel võib osutuda võrdlemisi kulukaks tegevuseks. Ja nüüd liigumegi selle juurde, milline on protsessi joonis ja milline see kaardistus välja näeb. Kasutame selleks, nagu eelnevalt mainitud, Pisagi tarkvara ja protsess, mida me läbi käime, on müügiprotsess, mis võiks olla olemas igal jumala ettevõttel, sest kui müügiprotsessi ei ole, siis ettevõte ei pruugi väga hästi kasvada ja ettevõttel hästi minna. Ja nüüd liigumegi edasi konkreetse protsessi juurde, mis on minu poolt ette kaardistatud. Teostatud on ta vabavaralises tarkvaras Pisagi ja võtsin müügiprotsessi, mis on universaalne, mis igas ettevõttes olemas peaks olema ja loomulikult igas ettevõttes on see müügiprotsess erinev. Ja lähtuvalt sellest ka siis see kaardistus on erinev, aga täna vaatame ühte võimalikku viisi, kuidas tellimuse saamine ja kinnitamine välja näevad. Minnes konkreetset protsessi juurde, igal protsessil on oma teostajad. Ehk siis siin on, neid nimetatakse ingliskeelses swim lane'id, ehk siis ujumisliinid, kes mida teeb. Siin on välja toodud klient, raamatupidaja, ostumüügispetsialist ja logistikajuht. Iga protsess algab ja lõpeb kuskil. Algab tavaliselt rohelise ringiga ja antud juhul algab protsess sellest, et klient saadab e-mailiga hinnapäringu. Selle saab kätte ostumüügispetsialist, kes võtab selle päringu vastu ja hakkab seda töötlema. Esimese asjana vaadatakse, kas tegu on uue kliendi või olemasoleva kliendiga. Olemasoleva kliendi puhul otsustuskohad, mis on märgitud kollase ruuduga, liigub ta tellimuse sisestamisse, kui on uus klient, hakkab raamatupidaja teda kuhugi programmi või kas või Excelisse sisestama ja liigub protsess jällegi tellimuse sisestamisse. Näiteks Excelisse sisestatakse tellimus ära. Edasi liigub ta antud näite puhul transpordi hinna küsimisse, kui klient soovib ka transporti. Selle sisendi annab meile logistikajuht ja me saame lõpuks jõuda sinna, kus me saame hinna arvutada kliendile. Arvutame hinna, koostame pakkumise ja saadame ta jälle e-mailiga kliendile. Klient kas aksepteerib selle või lükkab tagasi. Kui ta pakkumist ei aksepteeri, on protsess läbi ja protsessi lõppu
märgitakse punase ringiga. Aga kui protsess liigub edasi ja klient on tellimuse siis pakkumise aktsepteerinud, siis meie protsess liigub edasi sellega, et ostumüügi spetsialist kinnitab tellimuse, saadab kliendile e-mailiga veel tellimuse kinnituse ja me jõuame protsessis sinna, kus meil on tellimus saadud ja liigume edasi kas hankimisse või tootmise planeerimisse, oleneb, kuidas ettevõte mida kliendile siis saatma peab. Nüüd oluline koht selle juures on see, et meil on arusaam sellest, mis on meie protsess. Kui me lisame siia veel ajad, kui kaua mingi protsessi osa aega võtab, näiteks tellimuse vastuvõtmine 1 minutit, uue kliendi lisamine 3-5 minutit, tellimuse sisestamine 2-3 minutit. Me saame aru, kui kaua see protsess meil aega võtab. Korrutades selle kliendi päringute arvuga, saame teada, mis on selle protsessi kogumaht. Nüüd on küsimus, mis sellega edasi teha. Selle pealt saame me teha otsuseid, kas meil oleks vaja võtta kasutusele mõnda digitaalset lahendust, mis aitaks meil seda protsessi kiirendada või automatiseerida. Näiteks, kui oma kodulehelt tehakse päring kliendi poolt, mitte ei saadeta e-mailiga, vaid ta on struktureeritud infona saadud, siis on meil võtta võimalus kasutusele lahendus, mis saadab kliendile automaatse hinnapakkumise, ilma et me peaksime kogu seda protsessi üldse läbi tegema. Nüüd küsimus, kas ta tasub ennast ära või kui kiiresti ta tasub ennast ära, sellele on väga lihtne vastus ja väga lihtne arvutus, mitu protsessi meil päevas neid tehakse, kui palju see protsess aega võtab ja mis on selle protsessi teostajate palgakulu. Me saame teha lihtsa tasuvusarvutuse ja teada, kas meil on mõtet kasutusele võtta mingi uus lahendus või mitte. Järgmisena vaatame ühte lihtsat Exceli tabelit, kus on teostatud meil RATSi mudel. See on akronüüm inglisekeelsetest sõnadest responsible, accountable, consulted ja informed, mis eesti keeles on siis teostaja, vastutaja, nõustaja, informeeritav. Siia tabelisse koondatakse kõik protsessid, protsessi osad, mida me eelnevalt pildil vaatasime, ja teostajad. Antud juhul me saame teada, et tegevjuht vastutab kõigi tegevuste eest ja ostumüügi spetsialist, raamatupidaja, logistik ja klient teostavad tegevusi, mida me eelneval joonisel ka vaatasime. See tabel annab siis ülevaate ettevõtte tegevustest ja kõigist protsessidest ja samal ajal vastutajatest, ehk siis kogu ettevõtte suur pilt on kõigile ühiselt arusaadav ja hoomatav. Kui mõnel inimesel on tegevusi või vastutust liiga palju, on võimalik seda ümber mängida teistele ettevõtte töötajatele või antud juhul jällegi, millest me täna räägime digitaliseerimisest, asendada digitaalsete abiveestega või automatiseerida see tegevus sootuks.